Lembit Ulfsak. Ma pole pehme tordimees, vaid olen ehtne spordimees, löön palli pea ja jalaga ja Mõnda näitlejat teatakse tema hääle, mõnda näo järgi, aga Lembit Ulfsaki äratundmiseks piisab jalgadest. Kui lapsed juhtusid teatrisaalis Ulfsaki paljaid sääri nägema, hüüdsid nad rõõmsalt. See on ju Rebase Rein. Ja jalgade töö on oluline. Need jalad tõid Lembitu räpinast pealinna. Enne lavakunstikateedrit sai ta publikumenu tunda rahvateatris Oliver Twistina, sest kleenukesest Ulfsakist lausa peegeldus peategelase teine plaan. Suur nälg. Asi on selles, et ma olen võrdlemisi andetu selli üldiselt. Näiteks ma oleks väga tahtnud olla arst, aga ma olen kindlasti, et minu iseloomu puhul ma oleks üks päev öelnud, et poisid, et ma nüüd nädal aega ei tahaks tööle tulla, et ma tahan nüüd kuskil ringi kolistada natukene ja siis minu karakter ei sobiks selle töö jaoks. Ma oleks tahtnud olla näiteks puussepp, teha mööblit, aga minu need 2 valget kätt, ma näen, et lihtsalt ihu ei tule vaimule järele. Võhk väljas. Jätkub sinugi koolitamiseks. Oled sina aga tuleark. Kas sa mõtled nõndavisi mehele ka saada? Oli aeg, mil filmirolle sadas nagu Ulfsakile filmirolle. Isegi nii kõvasti, et Draamateatris jäid pooleli proovid, mängimata jäi Hamlet, sest tuli minna ja kaamerate surina saatel käia läbi kogu Nõukogude Liit ja kaugemgi ilm. Mis sa vahid näed, ma olen paljas? Tema režissööri kontol on 2, kuid seest klassikaks saanud filmi. Keskea rõõmud ja lammas all paremas nurgas. Ja tema viimane filmiroll on nagu mandariin. Meie töö on täitsa mõttetu, kui keegi appi ei tule. Selle ajaga sai näinud 2 kasti täis. Rohkem ei jaksa. Kui filmistaaridega käib kaasas glamuur, siis seda Ulfsak ei sallinud. Millalgi helistas tema abikaasale ärritunud Urmas Ott, kes oli näinud Lembitut poes dressipükstega. Pane ta korralikult riidesse. Kui Ulfsak poest koju jõudis ja naine muret kurtis, vastas too. Ma olen nii kõva mees küll, et dressipükstega poes käia.